Tervist kõikidele, siin Keila TV. Keila TV. Täna saates 62. lennu korraldatud rockipidu. On suht aeglane. Tahaksid võita. Keila boksiüritus Fightland. Keila noortevolikogu avatud koosolek. Noorteüritus aastajälg. Keila TV. 7. detsembril toimus Keila koolis 62. lennu korraldatud rockipidu restart. Üritus oli väga tantsurohke ja täis parodeerimist. Kuidas sündis Rockipeo story ja kust tuli nimi? Rockipeo story tuli pärast seda, kui me olime mõelnud mingi kaudselt 10 erinevat storyt, mis mitte ükski ei sobinud. Alguses võtsime mingi suure kamba kokku ja sealt hakkasime ära filtreerima, siis vahepeal ükski ei sobinud, aga lõpuks me jõudsime mingi 3 teema juurde, mis lõpuks sobisid ja see oli nagu kõige parem endast, kõige kindla valik. Ja see nimi tuli pigem sellest, et oligi, et see peategelane umbes tegi oma elus nagu restardi ja see oli, et restart, et miks mitte see. Kuidas teil lennuga koostöös ujus? Ja nii paljud, kui seda läbi on teid moeshowdi rockipidud, ma ütleks, et klassikaliselt. Üldiselt hästi, aga meie lennu puhul oli see, et ilmutad kohal ja esimesed, mõne tegelikult poole ajast. Muidu oli normaalne, eks ikka arusaamatusi ja mis iganes närvitsemist ja paanikat ja seda on kõik, aga muidu oli kõik hea. Mis see andis teie lennule juurde? See lennule kui siuksed annab siukest ühtekuuluvust, et inimesed teed selle asja kõik läbi, kõik need närvitsemised, kõik need tülid või mis iganes võib olla ja sa lõpuks teed selle valmis ja sa oled nagu lennuga palju ühtsem pärast seda. Ja mis üritusel teil veel tulekul on? Avalikule silmale võib-olla ainult tutipidu, aga muidu lennupulm ja rohkem vist ei olegi. Mis see sulle endale kui peakorraldajale juurde andis? Rockipeoga ma nii palju just, ma olin selles algfaasis rohkem seotud, sellest edasi main story, kuidas see läks ja filmis, ma nii palju olnud seotud. Aga üleüldiselt nagu samamoodi nagu moeshow rockipidus annab sükse ülevaate üleüldiselt tiimitöö, ürituse korraldamine, suhtlemine, pingetaluvus, see annab kõike, eelarve, mis iganes, et see täiesti olenebki, et kui palju sa lihtsalt ise oskad sellest osa võtta, et see on täpselt süke, annab õpilasele aimu, et mida on midagi korraldada, et sul on antud tingimused, sul on tehtud tegelikult süke suur osa tööst, nagu mis eelarve, sul on kõik olemas, et anna ainult minna, et võta sellest nii palju, kui saad. Ja kuidas te siis ise rahul jäite lõpptulemusega? Meil läks peaproov väga halvasti. Meil olid kahtlused, aga lõpuks jäime ise rahule. Me olime väga naljakad. Keila TV. Detsembril toimus Keila tervisekeskuses võitlusspordiüritus Fightland, kus astusid üles professionaalsed võitlussportlased nii Eestist kui ka välismaalt. Väliskülalistest kõige huvitavama taustaga oli Daniel Forsberg, kes töötab vangide psühhiaatriaiglas ja tema hüüdnimi foorumites on rootslase tapja, kuna ta on rootslasi just kõige rohkem võitnud. Ka meie 2 Keila poissi võtsid võitlusest osa, Ranno Rennu ja Tarmo Kõrs. Tarmo vastaseks oli lätlane Nikita Leskovitš, kes on kõigest 19-aastane. Ranno vastaseks oli esimest korda võistlev Mikk Paja. Võistled Mikk Pajaga. Mida sa oma vastasest tead? Ma tean, et ta on teinud kuskil 8-9 kuud trenni. Ta on Kondo Fight Clubist, Viljandist. Ta pole väga palju võistelnud. Isegi mitte ühtki korda. On suht aeglane.
arvan, et vahendas kindlasti kiirem ja füüsiliselt kindlasti parem, aga sammust pikem, seega mis ootused sulle matšist on? Mis sa arvad, mitmel raundil sa pikali lööd? Või kuidas sa arvad, kuidas matš lõpeb? ise ma arvan, et tuleb fight lõpetada esimeses raundis, sest seega rohkem oleks väga hea. Ja mida sa matšist ootad? Ootad head fighti või kiiret lõppu? Või? Head fighti ja kiiret knockout. Kaua sa oled ise Fightlandiks valmistunud? Umbes 6 aega. Ja selle jooksul olen teinud peamiselt iga trenni. Sa oled ise teinud päris mitu fighti. Mis sul see skoor on? Mitu võitu, mitu kaotust? Praegu on täpselt liigis 5 võitu ja 5 kaotust võistlustel. Kõik matšid on Eestis toimunud või oled ka välismaal käinud? Kõik on Eestis toimunud. Olen 3-kordsed Eesti meister. 2 tiiri vanuseklassis. Siis oli 14-15 ja 16-17 aastate vanuseklassis. Ja siis ka kõrgemas kaalus. Mis su unistus selle spordiga on? Kuhu sa jõuda tahaksid? Kus sa näiteks võistleda tahaksid? Saada parimaks ja jõuda tippu. Biggest boss and I've been in Trillis. I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name, to go and tell us all. You wanna know my gang, Suicide Squad. Pistol on my waist, I might make a mistake. Dead shot, oh my God, am I crazy? Drugs every corner, this is Gotham City. Killer crop, came to kidnap you to cut out your kidney. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Rose, so she know that pussy worth it. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Sina võitled täna Nikita Leskovitšiga, kes on siis lätlane ja sa kohtusid temaga ka eelmisel Fightlandil, mis toimus veebruaris ja said sealt punkti kaotuse. Mis läks valesti? Ma arvan, et valesti läks see, et ma ei olnud piisavalt agressiivne või selles mõttes, et puhtaid lööke ma tegin küll, aga oleks pidanud ise rohkem alustama ja peale pressima talle. Siga agressiivsusega jäin alla. Ja millest tuli siis, kust tuli selline asi, et teha rematch? Pakuti lihtsalt, teeme ära. Ja kuidas läheb täna? Mis on ootused? No tahaks ikka võita. Mis muud ootused ikka, Kuidas siis võidad? Ideaalis knockoudiga. Mitmendas raundis? Esimeses. Suurepärane. Mis eelised sul vasta sees on? Ma arvan, et ma olen kindlasti kiirem, tugevam, jõulisem. Suurem avel. Kuidas sa oled võistluseks valmistunud? Ma olen trenni teinud kuskil 1,5 kuud, igapäevaselt jooksmas käinud, lapasid, raskeid kotitrenne. Kõik trennid on hästi rasked, endast maksimum andnud ja kõik, mis on võimalik, kõik on. Ja oled valmis? On valmis. Oh, gravity's tight. Oh, drop it down like water, like water. Just let it go right now. Oh, gravity's tight. Oh, drop it down like water, like water, like water, like water, like water, like water, like water.
Keila TV. Keila linna noored asutasid 17. novembril noortevolikogu linna noorte esindamiseks ning linna juhtimisele kaasarääkimiseks läbi noorte nägemuse. Esimesed kuud on olnud aktiivsed ning töised. Linnavalitsusega on koostöö hea, lausub noortevolikogu sekretär Karl-Olaf Loog. Detsembris toimus abilinnapeaga arutelu õhtu teemal Keila linna üldplaneering ning juba jaanuari 2. nädalal ootab neid visiit Paide noortevolikoguga. Keila TV. 13. detsembril toimus Keila koolis aastajälg 2018, kus tunnustati tublisid ja tegusaid noori. Üritusel pakuti nii head mõndagi süüa ja meelt lahutasid JJ Streeti noored, Katariina Loog laulis ja õpetajad tegid bändi. Loovaks nooreks valiti Tähte Paalaroos. Tegusaks nooreks valiti Hendri Heinle. Tegusate noortegrupiks valiti Keila Landparti meeskond. Nooreks sportlaseks valiti Keila võrkpallikooli U16 naiskond. Noorte lemmikuks valiti Merike Kuklase. Ja noor malevlaseks valiti Anastasia Paljanitsa. Ka meie reporter Aadu oli kaameraga koha peal. Nii, tere, oleme tulnud siia söögilava juurde ja kohe hakkame toitu maitsma. See on mingi krõps, mis ei ole krõps. Nii, siin on mingid puuviljad. Vaata hingi. Oba. Kuidas on enesetunne? Väga hea, võidame ära. Kes võidab, me võida šme. Keila TV.